Tervist! Kell on saanud 2, täna on 29. aprill ja ma tervitan teid webinaril, kus me tutvustame Autodeski BIM Collaborate platvormi. Tõenäoliselt kõik, kes siia on kutsutud ja kohale jõudnud ja hiljem, kui seda vaatavad, teavad, millega on tegu, kui räägitakse BIM-ist. Ja kindlasti on teil teatud huvi, et missugune olemas siis on Autodeskil. Meil võib olla natukene ühenduse, väikseid tõrkeid, aga üldiselt peaks kõik sujuva. Mina olen Karol Ahja ja Arukad süsteemide AEC lahenduste ja Autodeski toodete ja müügijuht. Minuga koos on täna siin Alar Hammer, Tervitus. praktiseeriv ikkagi spetsialist, kes BIM Collaborate platvormiga on väga sina peal. Meie pikaaegne koolitaja, tuntud MEP-i spetsialist. Ja hakkame siis kohe edasi liikumagi siit. Arukad süsteemid, Autodeski usaldatud partneri juba üle 15 aasta. Oleme olemas nii koolituste, konsultatsioonide kui ka tarkvara valikute tegemise otsuste juures ja vahendame kõiki võimalikke soove, probleeme, lahendame kõiksugu olukordi, mis tarkvaralist sekkumist vajavad. Peamiselt siis Eestis oleme tegusad ehituse ja arhitektuuri sektoris, samuti tööstuse tootmine, mis on meil kohe nagu sellise erilise tähelepanu tähelepanu all järgmistel aastatel, kuna see on veidi võib-olla soiku jäänud siin Eesti riigis, et saaks paremini. Meedia ja mängud, jah, miks mitte, ka need tarkvarad on meil olemas, saab luua igasuguseid videosid ja filme. Nii, siit edasi. Rääkides siis ehitussektorist, digitaliseerimine on täie hooga käima läinud ja võiks öelda, et isegi viimased paar aastat on näidanud sellist väga positiivset trendi. Kes ehitab, kes planeerib, kes projekteerib, kõigil on ikkagi pliiats ja paber kuskil veel meeles nurgas riiuli peal olemas, aga põhimõtteliselt, kui sa ei ole kuskil pilves suhtluses oma partneritega, siis sa võib-olla teed hobi korras seda, aga mitte pigem nagu professionaalselt. Ja mida rohkem ja mida sujuvamalt seda saab teha, seda kiiremini, seda tõhusamalt, vähem vigu. Et selle kõige jaoks ongi Autodeskil loodud BIM Collaborate platvorm. Ja täisdigitaalne haldus, jah, see on ka üks osa sellest platvormist, võib-olla läheb tulevikus isegi veel kaugemale selle näol, et kui hooned on valmis, siis kogu hoonete eluea jooksul saame seda sama platvormi kasutada. Nüüd varemalt ma olen sellest koostöö osast siin rääkinud lihtsalt, et asi on killustatud, et inimesed töötavad liialt justkui omaette ja andmevahetus käib, aga saadetakse ühikuid ja samal ajal keegi ei tea, mis siis nagu ikkagi see mingi päris õige fail on või õige tõeallikas. Tänapäeval, kui ma just enne mainisin, et jah, digitaliseerimine on hoo sisse võtnud, on seal teatud konksud juba, et kui ikkagi ettevõttel on mitu koostööpartnerit, kes kõik kasutavad erinevaid pilvepõhiseid lahendusi, siis ikkagi jõuab kuidagi sinna punkti välja,
et liiga palju head ei ole ka justkui hea, et peaks midagi väga tõhusat välja valima ja sellega siis koos edasi minema. Ja BIM Collaborate platvorm. Ma räägin siin praegu peamistest moodest. Nii, selle põhi on Autodesk Docs ja eelkõige on see siis failide jagamiseks ja dokumentatsiooni haldamiseks mõeldud. Siin on võimalik luua katalooge, anda ligipääsusid inimestele nendele kataloogidele, võimalik vaadata erinevaid faile, 60 formaati isegi, ja see kõik on siis jagatav. Samuti on olemas ka versioneerimine, millest pärast Alar räägib võib-olla natukene lähemalt. Ja kui juba natukene edasi minna, siis BIM Collaborate'i alla kuuluvad erinevad moodulid, mida on siis erinevates faasides vaja. Planeerimise faasis, projekteerimise faasis, ehitamise faasis ja nende funktsioonid on ka siis vastavalt ära jagatud. Et kas on disaini koostöö, ristumiste tuvastamine, kõikide võimalike probleemide haldamine, samuti koosolekud kas või. Ja build on siis nagu võite inglisekeelsest sõnast järeldada. Build on juba selline moodul, kus on jõutud ehitusjärku ja mida aeg edasi, seda rohkem me ikkagi oleme siin allutatud direktiividele, mis tulevad Euroopast, aga tegelikult positiivse näitajana ka meilt endalt. Võtame ikkagi Põhjamaadest šnitti, seal objektil ikkagi keegi sisse ei jaluta, kõik on väga kontrolli all ja selle dokumentatsiooni ja andmete haldamiseks just build ongi loodud, et siin on ikkagi eelarve ja kõik dokumendid ja vastuvõtmise aktid, turvalisus, kes mis kell kuskilt läks ja samamoodi jälle siis koosolekute pidamine. Nüüd need nimetatud moodulid on BIM Collaborate'is olemas, need on justkui nagu soetatavad siis ühe litsentsiga. Aga neil on üks väike piirang, minu teada nendega ei saa näiteks live modeliga tööd teha. Ja selle jaoks juba siis oleks vaja BIM Collaborate Prod, mis on eraldi toode. Mõned meie kliendid on seda väga pikalt kasutanud ja tõenäoliselt ei kujutaks teistmoodi ettegi, sest et see üks kindel tõeallikas hoiab kokku, ma ei tea, me oleme siin Autodeski neid uurimusi lugenud, aga kohati ligi 30% mingit eelarvest, mis kulub nendele vigadele ainult tänu siis infovahetusele. Ja selle kohta räägibki Alar nüüd lähemalt. Palun. No nii. No tere ka minu poolt siis, et räägin teile ka natukene siin juttu. Ma panen oma esitluse käima ka kenasti ja vaatame, kas ta nii nagu share imist välja screen'i. Nii. Nii, ma eeldan, et see on õige asi. On, väga hea. On õige asi. Tere minu poolt, et osasid inimesi ma tean, kes siin on. Tere Kristo. Teisi ma ei tea, et see selleks. Ühesõnaga ma räägin siis sellest platvormist kui sellisest ja ma räägin ka üldiselt, et siin on viimasel on hästi palju see on tegelikult hästi terav teema tegelikult, see just see info ja kogu see muusika ja kuidas seda koondada
et selge see, et neid erinevaid tööriistu on turul palju ja neid ongi kindlasti liiga palju, aga ma põgusalt siis seda kõike siin tutvustan, mis siis Autodesk suudab teha. et mind siis, teate, kes ma siis olen? Ma olen siis juba, ma isegi ei tea, kui palju aastaid ma olen koolitanud Revitit ja AutoCAD-i. Revitit ma olen kasutanud ise juba väga-väga-väga ammu. Ma ei mäleta, kas 2007 oli meil esimene kunagi väga ammu, et Revit on minu niisugune nagu laps natukene, võib nii öelda. ja kogu see vimmindus on mulle ka nagu ikkagi kogu see elu nagu olnud siin saatnud mind, et sellega ma tegelen igapäevaselt, valdavalt tehnod ja ütleme siis kogu see asi, aga siiski, et kõike ma näen kõrvalt reaalselt. Algatuseks no ma räägin teile koostööst kui sellisest, eks ju, natukene siin sellel webinaril, et algatuseks, kes tunneb maja ära, natukene paneme mõtteid tööle või hoone või kuidas seda õigesti nimetada. Ma ei tea, kas te viitsite chati kirjutada või öelda kõik, ma arvan, teavad, see ei ole vist nii keeruline küsimus üldse, eks. et seda ma võin teile ära öelda. ja Sydney ooperi maja siis väidetavalt 57–73 teda ehitati. aga minu küsimus nagu teile, te võite kaasa mõelda või ma ei tea, kui sa, Karol, saad teha ka ääre lahti, inimesed võivad öelda kohe, et küsimus mul on see, et seda maja planeeriti ehitada 4 aastat, võib-olla paljud teavad seda, see on tegelikult üks kõige kuulsamaid näiteid väga halvast kogemusest. ja 4 aastat on planeeritud, kas keegi teab või visake õhku, mitu aastat seda ehitati kokku? ma ei tea, kas chati näeme kuskilt või? võite chati kirjutada, kes viitsib, oleks äge. või öelda. keegi ei taha kirjutada. ma ütlen ära vist siis, et seda väikest majakest ehitati 14 aastat. ehk siis see läks nagu väga-väga ajalises mõttes lõhki. ma isegi täpselt ei tea, mis seal täpselt valesti pandi, aga noh, eks siin oli hästi palju asju. ja järgmine siis niisugune asi on, et kui ta eelarve oli esialgu 7 miljonit, noh, Kanada või seda Austraalia dollarit, siis tema eelarve tegelikult muutus selle aja peale 100 miljonile. ja selle kogu hoone arhitekt siis selle asjaga lõpuni isegi ei olnud, et arhitekt olla väidetavalt Jorn Utzon, ma ei tea, et ta lahkus ennem siis selle projekti valmimist. et seda on toodud siin-seal näiteks väga-väga õnnetust ja halvast siis korraldusest. ja mis siis nagu mõte ongi, et kui puudubki niisugune ühine visioon ja koostöö, et siis võib ka kõige ägedam hoone või ikoonilisem hoone maailmas, noh, kas ta tänaseks on, aga sel hetkel, eks ju, et võib seal minna nagu väga-väga halvasti. et miks siis on tähtis see läbipaistev koostöö koordineerimine? et edu alused, et ilma selleta me võime igatpidi vigureid teha, aga ega ma kaugele jah, nagu noh, nagu siin kõrval pildilt näha, ei sõua. nii, ja me räägime siis, või noh, ma võtsin nagu üldiselt, meil on BIM Collaborate Pro, aga noh, ma arvan, et see on üks osa tegelikult sellest mudeli elukaares kui sellisest ja käsitlen korras, et mis need nagu probleemid on, mitte et me kõik ei teaks neid, aga kordamine on tarkuse ema, et ma iga päevaga rohkem saan aru, et mida rohkem korrata, seda parem on asju, mitte nüüd noh, mingeid lolle asju korrata, aga siiski mõistlikke. et mis need probleemid tegelikult on meil, et tegelikult ma usun, et kõik kuulajad ja järelkuulajad on nõus, et tegelikult see ühtse koostööplatvormi puudumine või noh, selles mõttes mitte puudumine öelda või ta ei ole siis nagu rakendatud, eks ju, et neid platvorme nagu oleks, aga kõik, kas siis bürood teevad omamoodi, kõik inimesed on harjunud tegema omamoodi, et see on niisugune rõõmus teema. siis on erinevad andmebaaside suhtluskanalite paljusus. ma arvan, et kõik teavad seda, eks ju, et on sul emailid, asjad, noh, et pole mõtet ette siin lugeda, teate seda, et tegelikult see asi on päris nagu hull. ja sellest tekibki meeletu infoküllus ja siis inimesed lähevadki tagasi, kas siis, ma ei tea, paberipliiatsi juurde või lihtsalt oma mälule lootma, et mis nagu ei ole väga mõistlik tegu. siis noh, see on teada kõik, me kordame siin, et mudeli konfliktid, kommunikatsioonivead suurendavad kulusid, viivitusi, noh, see oli see, ütleme see
Sydney ooperimaja näide, noh, vaevalt seal nüüd oli mingisuguseid digitaalseid asju, aga mõte on ju sama. Ja tänapäeval on selle, ütleme, mudelprojekteerimisega, kui kunagi arvati, et see on mingi meeletult hea, noh, nagu, et ta lahendab kõik meie probleemid ära, siis noh, mõnes mõttes ta tegigi seda, aga samas ta tõi ka juurde seda detailsust ja täpsust, et tegelikult ega see ju, noh, mõte on hea ja ta töötabki, aga sellega tuleb siis ka tegeleda, eks ju. Nagu see elu on näidanud, eks. Siis mis on minu nagu kogemusest, ma ütlen ka, see erinevate mudeliformaatide ühildamine, konverteerimine, et meil ju maailm, noh Eestis vähemasti, ma ei saa muude kohtadest rääkida, ikkagi valdav osa tööd ju käibki, noh, ega siin palju variante pole, eks ju, Revit, Tekla, Archicad ja IFC, eks ju. noh, võib-olla midagi viskab vahele, no ütleme DVG Põhjad ka, aga nende, ütleme jah, kõige niisugusem teravam on ikkagi ju IFC konverteerimine ja et ütleme, neid asju on siin nagu päris palju, mis tekitavad lisatööd, vea kohta, mida iganes, see on ju kõik on ju selge, eks. noh, kommunikatsiooni selgus, see kordub siit juba natukene, aga ongi, et kuidas seda kommunikatsiooni korraldada, et kus kirjutada, mida kirjutada, kellele kirjutada ja millises vormis, eks ju, et noh, see on niisugune igipõline mure täna ja seda ka kõik lihtsalt ma ütlengi siin, et siis on dubleerijate või vigu soodustavate tegevuste tegemine, noh, kõik suudavad oma elust siit, ma arvan, loendamatu hunnik võtta neid asju. noh, mina võiks ju ütlema, tuuagi siin selle mudelite linkimise teema, et kui me lingime IFC-sid ja asju või teiste mudeleid ja millal seda linkida, kas ta on kõige viimane, kas see inimene, kes tööd teeb reaalselt, teab, et see on viimane, kõik siuksed asjad, et need on tegelikult päris nagu tõsised teemad, kui nad ei ole nagu korraldatud, ma ütleks niimoodi. et need on need asjad, noh ja siia palju 3 punkti, et siia võib lugeda neid asju tegelikult päris palju veel üles, et see ei ole mingisugune müstika. ja mis siis nagu võiks nagu meie poolt või ütleme Autodeski poolt, meie pole siin midagi ehitanud mis siis võiks üks lahendus olla, ongi see Autodesk BIM Collaborate ja noh, /Pro, eks ju, et noh, ma räägin tegelikult põgusalt neist mõlemast täna, et ma need ei eraldaks selles mõttes otseselt, et ega lõpuks, kui me tahame hakata noh, võimalikult sirgelt tegema oma tegevusi, siis ega me ei pääse, eks ju, ka sellest, et ka mudelid jooksevad seal reaalselt ühes kohas, et see on niisugune paratamatu. ja siin ongi, et need 3 nagu märksõna võiks ka olla see koostöö, kommunikatsioon ja koordineerimine, eks. et mis siis nagu läbivalt mul siin ettekandest läbi jooksevad. ja ongi keskne pilveplatvorm, jälle see ei ole mitte midagi uut kellelegi, ma arvan, noh, idee või siis ka praktika, kellel on Dropbox, kellel on SharePoint, kellel on mis iganes box. et neid on niivõrd palju selles mõttes ja noh, nii on see reaalsus, eks ju. et mida siis, aga ma ütlen, mis see Autodesk Collaborate Pro ongi see keskne pilveplatvorm. ja mis ta siis teeb, ta ühendabki projekteerimise, koordineerimise ja ehituse omavahel kokku. et üks nii-öelda andmebaas ja kogu see info siis liigub seal sees. siis niisugune lause siia vahele, see oli ühel Autodeski siin webinaril öeldigi, mis on tegelikult päris hea, noh, jällegi ei midagi uut, aga siiski, otsuste tegemise kvaliteet, et head otsused tehakse tuginedes heale informatsioonile, mis on iseenesest elementaarne, aga kuidas seda tagada, et see on nagu see võti, eks. ja siis, mis siis veel Collaborate Pro pakub, ongi, et vigade vähendamist läbi mudeli info reaalajas jälgimised, kõik peavad olema nii-öelda ühel lainel, on see siis alates, ma ei tea, arhitektist või tellijast, lõpetades siis ehitaja või järelevalve või kellega iganes, eks, et see info peaks olema ühes kohas. ja kõik peaksid aru saama, kus nagu liigutakse, et noh, see on niisugune, ütleme, ideaalmaailm. aga me pürgime sinnapoole. põgusalt räägin, mis siin on nendest siis sees, ongi see noh, esiteks jällegi lubade jagamine, mis on sees seal Collaborate'i sees, et kellele mis õigused antakse, see on kõik siin olemas, ma pärast näitan natuke seda veebikeskkonda ka, kes nad pole näinud, et need siis saavad natukene mingit niisugust aimu sellest. ja siis ongi, järgmine asi on see, et me ühendame ikkagi projektitiimi ära. kõik on tsentraliseeritud ligipääsud, et ei ole nagu, mis on tähtis ka muidugi, noh, jällegi, mitte et see nüüd väga mingi uudis oleks, aga siiski, et noh, ei ole vaja mingeid IT-seadistusi ja niisuguseid asju, et
mm. see pilv on ikkagi mõeldudki selle jaoks, et seal saaks koostööd teha, et sellega ju ikkagi Autodesk on tegelenud ju siin ju pikka-pikka aega. Et need ajad on nagu väga vajalikud. siis kommunikatsiooni koha pealt, mis ma tõin nagu välja, ongi, et kõik need nagu tegevused, muudatused, et nad peavad olema nagu noh, jälgitavad ja track itavad, et see ongi mõeldud selle managed collaboration all, et kuidas see siis toimib, mismoodi ja mis siin on noh, paar hästi tähtsat nüanssi, mida ma näitan pärast ka seal, ma teen selle veebi lahti, käin praegu slaidid üle. Ja siis ühtne infovoog, et noh, see on nüüd issued, see issued ei ole jällegi mitte kuidagimoodi nagu uus teema, see on ju PCF formaat on ju ülemaailmne ja kõik ju seda kasutavad nii hästi, kui nad seda oskavad, eks. aga siin on ta siis ikkagi nagu ühtses komplektis. Ja tähtis ongi, et need issued ja istumised ja asjad käivad siis ikkagi saab igal pool teha, et on see siis pilvekeskkond, on see siis ütleme töökeskkond reaalselt, mis meil on, eks ju, Revit, et noh, valdavalt no ma ei saa öelda, et kõik teevad Revitis tööd, aga ütleme, Revit on selle Autodeski maailma keskne, eks ju, et selles mõttes, et paratamatult, et see Revitis see asi ikkagi liigub sinna sisse, et see on nagu tähtis. ja et siis kõik siuksed teemad. Siis koordineerimine, mis on sees sellel tootel, on see Glass, siis ristumiste kontroll. ja mis on äge, mida ma ausalt öeldes ei ole näinud kuskil mujal, mitte et see on mingisugune tehniliselt meeletu saavutus oleks, aga et siin on see ristumiste kontroll on esiteks automaatne, kui sa teatud kaustusesse teatud failid suunad. ja ta on nagu maatriksi kujul, et ma võib-olla olekski paslik korra seda näidata ka, et muidu ma räägin ja ei näita, et üks asi, mis meil siin on, siis on meil lahti ka see Clashes, ma näitan, mis ma selle maatriksi all pean siin, on vist näha, eks ju. et maatriksi all ma peangi silmas, et sihukest asja, et no mul on see lihtsalt mingisugune näidismudelid, aga idee on selles, et ta siis kontrollib neid kogu aeg taustal ja näitab ära siis palju on ristumisi, et see on tegelikult vägagi hea asi. et lihtsalt nagu visuaalis saada teada, mis seal toimub, loomulikult siin tuleb mingid reeglid ajad veel paika panna ja teha, aga see just see idee, et miks ma siin nagu see ristumist välja toon, et kõike saab siin teha, noh, ristumisi loomulikult niikuinii, noh, Navisworks on ikkagi selle jaoks mõeldud, et teha automatiseeritud ristumiste kontrolle ja asju, et seda saab kõike ühildada siin ja kõik need issue'd, asjad lähevad ju Navisworksi üle ja seal on nagu kahesuunalised teed, et see kõik nagu töötab kenasti. Siis saab rühmitada konflikte kõike objektide kaupa, mis on nagu väga hea ja et noh, ta tõesti nagu töötab. Ma pärast näitan seda asja ka lihtsalt veel kord pildis ka, et kui ma siit võtan noh, mingid issue'd, ma ei teagi, ma võtan mingid issue'd, ma pean lihtsalt ütlema, et mul millegipärast see natukene ei liigu nii kiiresti, kui ta võiks. et mul on endal arvutil võib-olla miskit, ta muidugi mõtleb kaua. seni tuli lahti. no et siin on mingid issue'd ja siis siit me saame siis näha, et mis on issue'd, me saame siit neid rühmitada, me saame neid mingi filtrite abil timmida, ära märkida, öelda, et koondame need kokku ja kõik siuksed ajad, eks ju. et see on see idee, jällegi siin ei ole midagi selles mõttes väga nagu müstilist, aga see on kõik ühes nii-öelda pundis. et noh, kogu mõte on ju ikkagi nagu koondada, kuidas öelda, et teha tööd noh, nii sirgelt kui võimalik, et ma olen oma praktikas näinud ka seda, et kui seda infot koondub ja ei tehta asju ühtemoodi, et siis ongi see probleem, et kui nüüd kõik panna nii-öelda ühte keskkonda, millest me siin räägime, eks ju, et noh, siis kõik lihtsalt peavadki seal hakkama oma asju suhtlema, tegema. meil siin eelmine, ma ei mäleta, millal see oli, kas kevad või sügis tegime samas moodulis tegime nagu webinari nende koosolekute kohta, mis on ka väga hea siin, et need koosolekute protokollid ja kõik on ju seotud issue dega, et neid kõiki saab omavahel koondada, et mis on ka nagu vägagi hea nagu asi, kui tööle panna. no ja mõte ongi, ütleme puhtalt selle Clashi puhul ongi, et noh, vähendada kulusid, mis on selge, eks ju, ümbertegemisi, see ajab ju kõigil, eks ju, juuksed püsti.
et ja noh, asja nagu iva on, kui mina olen jõudnud ja ma arvan, et kõik lõpuks jõuavad varem või hiljem on juba jõudnud, et need, kuidas öelda, need igat moodi teemad ja ristumised ja muud asjad, need tuleks lahendada nagu võimalikult eos ära, et kui meil siin mingi vahe või mingid ajad tagasi, noh, oli ikkagi see IFC oli nagu niisugune pooljumal, eks ju, mis noh, ta on siiamaani, ta on tore, eks ju, kõik on hästi, aga IFC-s sa ei saa nagu neid vigu reaalselt ju kohe parandada, eks ju, et see vea tuvastus ja vea, ütleme, info peab ikka muutuma noh, niivõrd nagu sellesse rohujuure tasandile ehk antud juhul räägime Revitist, et see tehakse seal korda juba ja siis juba on mis iganes väljund seal on, IFC plaanid, see juba ongi tegelikult korrigeeritud. ja siit siis tulebki tegelikult mängu see BIM Collaborate Pro, millest me siin hõiskasime välja, et mis siis nagu Pro ja selle tavalise vahe on, et tavalises on siis need igatemoodi failihaldused ja muud, mida ma põgusalt veel näitan seal, aga noh, mõte ongi, et ikkagi need Reviti mudelid muutuks pilvepõhiseks, eks, ja me enam ei lae nagu üles omale pilvepanka nii-öelda IFC-sid ja muud niisugust formaate, vaid me ikkagi laeme üles Reviti mudelid ja kogu see ristumised ja koordineerimine ja versioneerimine, kõik töötab tegelikult Reviti mudelite sees. et mis on nagu kõige niisugusem noh, mõistlikum tegevus üldse tegelikult, et see kõik need vahemudelid, need on tegelikult ju ajakulu ja nagu ma eespool kirjutasin ka, et sinna tegelikult on sisse kirjutatud ikkagi viga suure tõenäosusega. ja see mudelite üleslaadimise ja jälgimise all ma peangi silmas, näitan siis kõrvalt seda pilti ka, et see on nüüd siis selle Project Timeline'i all põhimõtteliselt, kes nüüd on kuulnud seda või näinud, need teavad, aga idee on selles, et siit saab hakata üles laadima siis mudeleid noh, vastavalt selle osapooltele, kes mida teevad ja see ei ole ainult Reviti põhine, eks ju, siia võib IFC-d, mida iganes, meil on siin ka mingi IFC laetud ülesse ja siit tekivad siis nii-öelda ajaliin ja neid mudeleid saab siis erinevad osapooled või BIM koordinaatorid, kes iganes neid hakata alla võtma, neid versioneerima, võrdlema. et see on nagu vägagi tõsine asi, seda ma ka rääkinud eelnevatel koolitustel asjadel, et see on ülimalt tähtis, et saadakse aru, et milline mudel tuli, millal ta tuli ja seal ka eelkontroll, et sa saad vaadata, mis seal sees on ja kas see sobib mulle, et kas need muudatused on tehtud, mis on kokku lepitud ja siuksed teemad, et see on nagu hästi tähtis osa. vale nupp. nii, siis see ongi see, mis ma mainisin just, et eri osapoolte tegevus ajateljel, mis on siis väga hea asi. ja mudelite versioonid docs keskkonnas, näitan selle ka nagu nii-öelda pildi pealt ka, et kui siin on meil ütleme mingid failid, siis siit tekivad versioonid sisse, mis on jällegi väga tähtis, versioone saab taastada, versioone saab võrrelda. ja et noh, see on nagu väga-väga jällegi oluline, noh, omaette küsimus, nagu ma kuskil ka rääkisin, et kui sul on seal noh, ütleme 1000 muudatust mudelis, noh, kas see on tähtis neid võrrelda, see on omaette küsimus. aga see on siin default'ina sees, et mul on sellest kõigile tuttav Reviti väikene majakene, et mul on see versioon 9, ma peast ei oska praegu öelda, mis siin muudetud on, aga mitte versioon 5 mul ei ole vist 3D-d sees, mis ta mul siin nutab, ikka demo ajal hakkab ta nutma. Teeme teistpidi ka, kas see aitab. miks ta mul arvab, see 2D on, vabandused, ometi on 3D. okei, ma ei saa kahjuks seda vist näidata, aga selle lõikame välja. et aga tegelikult on siin see versioneerimine sees, et see on tõesti hea asi. ja veel kordan ka, et üks asi on versioneerimine, teine on see, et tõesti ennem kui näiteks mingi osapool võtab kellegi teise mudeli vastu, siis ta saab seda reaalselt võrrelda. et mis seal muudetud on ja kas see sobib talle. et noh, niisugused nagu nüansid, mis on kõik väga tähtsad, eks ju. see ongi see muudatuste jälgimine, tuvastamine ja automaatne ristumiste kontroll, seda ma näitasin juba, aga et see on siis see, mis seal nagu sees on ja mis selle asja teeb nagu huvitavamaks, ütleme niisiis, et kui see maatriks väheneb, värvid lähevad ilusamaks kogu aeg, siis võib ikka öelda, et mudel liigub õiges suunas. noh, ja muidugi meil on veel omaette Autodeski ja Revitil on see Insight, kus saab ju hakata igat moodi tabeleid ja asju tegema, et see on veel nagu omaette ooper. ja
ja mida ma ka mainisin ja mainin veel, et see issue'd on siis hallatud erinevates keskkondades, on see siis Navis, on see Revit, on see teoreetiliselt ka AutoCAD, ma ei ole sellega nagu niimoodi vaadanud, kas saab, aga vast ikka. noh, ja pilves siis ja pilved telefonid, no see on klassika, et siin ei ole enam selles mõttes midagi müstilist ei ole. Et need oleks nagu need asjad siuksed, mis nagu annavad selle asja panevad nagu toimima ja Reviti, noh, rääkides Prost, siis ongi see, et noh, Revits käibki töö reaalselt siis tsentraalmudeliga, mis on pilves. Ta ei ole enam lokaaltsentraal ehk üle nagu LAN-i või siis kohaliku serveri, vaid ta on pilves ja seda saab siis jagada üles vastavalt siis, kui on tarvis ja niimoodi nagu on vajadus, eks. Et iga siis tegija ise teab, millal ta seda nagu share ib, eks. Ja mis on veel, on see jagatavate vaadete kontroll Revitis. Ma vaatan, kas ma sain teile ka Reviti pildi siit. Ma tegin ta lahti, aga see vist ei ole ka nii kriitilise tähtsusega, ma arvan, et mul ei ole praegu mudelit lahti. Aga et seal saab jah vaadata, et mida me üles laeme ja ka, mida me aga alles hiljuti siin nagu tuli ka väike taipamine, et teil lähevad ju üles ka joonised ja kõik lähevad kohe automaatselt, et ei pea enam tegelikult tegema neid eraldi mudeleid, eraldi jooniseid. Et see pilvi üleslaadimisel on nagu omad täitsa huvitavad nii-öelda plussid, pluss saab kliendiga jagada ja kogu aeg on sul ikkagi viimased mudelid üleval, et noh, need on siuksed nüansid kõik, aga elu koosnebki pisikestest asjadest. Et need oleks nagu need ajad, millest me siis nagu jah, siis räägin selle kokkuvõtte nii-öelda ära, mida ma siis selle jutuga siin tahtsin öelda, ongi see, et see on see kauaoodatud või otsitud siis püha graal, ma loodan. et üks allikas tõele, tsentraliseeritud andmed tõesti, et ei pea enam otsima, ei pea nagu muretsema, omaette küsimus, kuidas see nagu tööle panna reaalselt. Et pidev koostöö meeskondade vahel, jällegi kõik teevad koostööd, see on selge, küsimus on siis koostöö tegelikult nagu kvaliteedis ja koostöö nagu fokusseerituses, ma ütleks, et ja tõesti see kontrollmudelite andmetele, see suureneb oluliselt, et needsamad ajad, mis ma siin rääkisin, et versioneerimine ja Revitist ütleme sealt üles laadimine ja ka linkimine, et ei pea enam linkima pimesi alla mudeleid, vaid selleks tekib niisugune kaust, näitan selle kausta ära. Tekib meile doksi, selle ma siit eest ära. Tekib niisugune asi nagu jagatud kaust põhimõtteliselt, see on see, mida me välja jagame, ma ei tea, kas sest ütleme, siin on nagu niisugune 3-astmeline süsteem. Tähendab, siin võib teha nii 0-astmega, 1, 2, 3 astet, kuidas tahate, aga mõte on selles, et me kõigepealt me jagame enda mudeleid välja teistele. Siis me võtame, et tekib niisugune kaust nagu consumed ja see on kõik nii-öelda automatiseeritud. Consumed on see, et kui me oleme nõus olnud vastu võtma siis kuskilt väljastud mudeleid, antud hulgas EKKV, VKS, mis iganes siin on. Nad on nagu kontrollitud mudelid ja neid me lingime enda mudelitesse sisse, et me enam ei lingi pimesi asju sisse, et see on see nagu see kaustasüsteemi nagu eelised, mis on tõesti väga hea süsteem. Ja jagatud kaust on siis see, kus nagu meie jagame enda mudeleid välja, et me ei jaga seda iga salvestusega, vaid me jagame seda siis, kui me ise otsustame. Ja me jagame välja siis samas nagu teised osapooled, on need siis ongi konstruktorid, arhitektid, kes iganes saavad siis võtta vastu meie jagatud mudeleid, et see kõik on nagu kontrollitud ja see oligi selle lause mõte siin, et kontrollmudelite andmete üle, et me ei tee enam pimesi asju. See on tegelikult ülimalt tähtis, et see on tihtipeale, et me tegelikult ei tea, mis kuskilt tuleb ja miks see seal on. Et see on niisugune, aga see läheb nagu ütleme projektijuhi, ma arvan, valdkonda või BIM-koordinaatori valdkonda, aga samas ega siis kõik tahavad ka teada, et millal midagi muutub ja miks ta muutub. Ja see oligi see järgmine lause, et parem ülevaade muudatustest. Tõesti, et kui on tahtmine, on võimalik neid jälgida. Kui on kõik koostöö sujub nagu kellavärk, siis polegi vaja neid jälgida, eks. Aga ta on olemas. No ja mis mulle väga meeldib muidugi on see vana tuttav mäng, eks ju, leia pildite erinevus, et see mäng taandub tegelikult ära, et te saate näha, mis on muutunud versioonidega, te saate eelnevalt kontrollida, et see on ülimalt tähtis tegelikult, et kui me tahame ikkagi oma närvikava säilitada ja ristumised hallatavad teise keskkonda minemata, et see on see kogu see ristumiste süsteemi loomine seal,
on vägagi nagu korralik, et ei saa midagi öelda. Ma vaatan, kus ta meil siin on. Model coordination, ma vaatan, panen selle pildi siit korraks kinni, ma näitan need ristumist ka, kui meil on issues siin olemas kenasti. Mul ei ole neid siin palju, aga põhimõtteliselt on meil siin mingid issued ja siis vastavalt sellele saate siis seda avada, teha, muuta, kas midagi tuleb teha siin, kellele saadate, et siin on hästi palju väljasid ja hästi palju selliseid süsteeme, nagu ma rääkisin ka, et nad on seotud kõik nende koosoleku protokollidega näiteks, te saate neid sinna panna juurde, kuupäevi, asju, kõik. Et ta on päris niisugune, ütleme, rafineeritud süsteem, kui see õige sõna on kasutada. Et need on niisugused asjad. Siis Alar, ma korraks küsin, jah, kas see on nagu tavapärane võib-olla teistel nendel lahendustel, et sa saad selle mudeli ette võtta ja sa saad justkui nagu selle läbi kõndida siin virtuaalselt ja neid issue'd siis kuhugi, ma ei tea, lakke põrandale, kuskile posti külge. Kas selline on nagu levinud või see on pigem ikkagi väga hea omadus sellel? no mis ma siin, ega ma ei hakka nagu luuletama, eks need on teistel ka muidugi siukseid asju, jah. Aga ütleme, et sa mõtlesid see fly through või mis see käsu nimi ongi, sa peast ei julge öelda. ei, jah, tähendab, ütleme, see on hea asi loomulikult ja just, et vaadata üle, kus on ja mis on tähtis ka ikkagi, noh, jällegi see ei ole nagu vist äkki uudis enam kellelegi, aga ikkagi need issue'd lähevad Revitisse reaalselt sisse, et sul on issue'de moodul seal. Et see on nagu ülimalt tähtis ja seal saab samamoodi ikkagi, ta keerab õigesse kohta. Noh, see on see PDF formaadi nagu eripära niikuinii, aga jaa. Ei, see on hea asi, et noh, teistel ka kindlasti on sarnaseid asju. Et ega keegi otseselt ei maga, aga ma ütlekski võib-olla siin nagu kokkuvõtteks või no kokkuvõtte juures ma olengi, et neid tööriistu on erinevaid ja neid on palju, noh, suhteliselt. Aga ikkagi lõpuks taandub see kõik ikkagi inimesele ja selle nii-öelda omaks võtmise ja sisse juurutamise peale, et kes on sellega tegelenud, see teab kindlasti ja kes veel ei ole, siis on hea meelde jätta, et ükski süsteem ei hakka iseeneslikult tööle, vaid ta hakkab tööle ikkagi siis, kui me selle tööle paneme ja tõesti kõik peavad sinna hüppama sisse siis nagu pea ees koos saba ja karvadega, kui nii öelda. ja siin on ühe, ma täna rääkisin natuke chatiga sel teemal ühe kuulsa arhitekti maja mõtlesin, et oleks siia paslik panna. Et Frank Lloyd Wright, võib-olla keegi, kes on tegeleb arhitektuuriga, teab seda USA-st ja siis ta ütlebki, et arhitekt peab olema prohvet, et tõelises tähenduses, et kui ta ei suuda näha vähemalt 10 aastat ette, siis ärge kutsuge teda arhitektiks. Et mul ei ole siin midagi otseselt nagu öelda arhitektile ette heita, aga ma mõtlen, see on nagu üldiselt kõigi puhul, et me peame ikkagi nagu vaatama suuremat pilti, nägema ikkagi ette asju ja mida süsteemsemalt me seda teeme, seda kergem on meie kõigi elu, ja siis see meie platvorm pakub ikkagi seda süsteemsust, et keegi pole öelda, et see nagu kerge ellu viia on või kutsuda esile, aga vähemasti see platvorm on olemas ja tegelikult töötab. Ja sealt edasi ehituse peale minna on juba hoopis teine kõik eelarvest, mis Karol siin mainis. Aga ütleme, algab ta jah ikkagi sellest mudelimaailmast, et paratamatult selline praegu meil see elu on ja võib-olla ongi tore, ma ei ütle midagi. Nii et vot sihuke ta oli, ma loodan, ma näitasin ära need issue'd asju, noh, kes nüüd tahab täpsemalt, siis saab seda kõike juba rääkida, eks ju, et siin mul ei ole mõtet siia sisse hakata siia minema, et see ei ole selle asja mõte praegu, aga et kõik ta pilves on ja vot. Igatahes tänan kuulamast, ma praegu, kui on küsimusi, tulistage, aga muidu Karol võtab üle vist. Jah, et kui on jah küsimusi, me oleme kogu aeg olemas, infokanalid ja telefoninumbrid, kõik on olemas kodulehel samamoodi. Küsige, proovige, nagu teate või olete näinud, siis igasugused trial versioonid on ju täiesti proovitavad. Ja jah, olge visiooniga inimesed, nagu Alar ütles, vaadake tulevikku, sest et miks oma elu raskeks teha ja kogu aeg väga tugevalt arendab neid kõiki oma tarkvarasid, siin ootame
võib-olla 2 aasta pärast me räägime, kuidas prompte sisse laduda ja see platvorm teeb veelgi imelisemaid asju. aga noh, praegu on veel aega. et sellist funktsiooni hetkel minu teada ei ole tulemas. Ei, päris ei ole jah. ja Aga asjad liiguvad. liiguvad kogu aeg, nüüd rattad ragisevad. igatahes suur tänu. Nii, noh, nii, okei okay.. Küsimus. ahah, ahah, ahah. Mm. Juurutamise kulu, jah. Väga asjakohane küsimus selles mõttes, et sellel on isegi täiesti reaalne number ka olemas, Mm. sest et meil, noh, tarkvara hind on paigas, see ei ole mingi suur saladus. BIM Collaborate Pro minu teada oli, aga meil on ka Alariga välja töötatud Sul hakkis, kui hinda ütlesid, õudselt. just, jah, ütle hästi. uuesti. ma ei saa sellest aru, kas see Hispaania mõju vist ulatub siia, see eilne elektrikatkestus. Ja. aga ja, et natuke üle 1,000 euro oli see aastane litsents Collaborate Prole ja juurutamine, no meil on Alariga välja töötatud üks töötuba, mis kestab 4 tundi, et ka sellel on hind olemas. Natukene sõltub sellest, kui palju inimesi on, eks ole, aga kui on tõsisem huvi, siis me oleme sisuliselt niimoodi valmis käima numbrid välja ja tulema ja juurutama nii-öelda. jah, see on iseenesest väga-väga hea küsimus, see on selge, et igat asja tuleb juurutada, aga noh, mida ma siin juba vist oma alguses ka rääkisin või noh, mis kõik teavad, et see killustatus on täna ikkagi nii meeletu, noh, nii palju kui mina olen näinud, kõik, kellega ma koostööd teinud büroodes, see lihtsalt, see killustatus lõpuks ka ajab kõik hulluks, eks ju, et eks ta ongi sihuke, see on nagu valus teema, ega ma mõistan seda väga hästi, et ega see ei olegi jalutuskäik pargis, aga lihtsalt noh, kuskilt tuleb nagu teha sihuke nagu, kuidas nad ütlevad, kvanthüpe või mis iganes, et noh, see üldine protsess peab nagu muutuma paremaks, ma ütlen. Kahjuks või õnneks. just nii on, jah. aga jah, suured tänud kuulamast järjekordselt. Küllap peagi oleme tagasi mingi uue nurgaga, teemaga ja hea meelega teeme järgmise webinari. Senimaani siis nautige kevadet ja neljapäeval on töörahvapüha, enne seda Volbri öö, et Ahah, põletagem. ahah, põletage kõik maha. ja, mõisad maha. ja tänud, Alar. tänud, tšau.